tere! Nüüdseks on juba pea aasta aega sellest möödas, kui ma otsustasin peatada töötamaks Benefiti kallal. Ja ma olen tegelikult seda videot, mis ma proovin siin praegu teha, olen proovinud mitu korda teile teha, aga asjade näol kuidagi asjad kukkusid valesti välja, kaotasin ühe korra video ära, never mind. Benefit on suur osa minu elust ning sellest, kes ma täna olen. Muidugi ma võtsin väga palju õppetunde endaga kaasa sellest perioodist. Olen mitu korda küsimusi saanud selle kohta, et mida ma siis õppinud olen. Et ma olen väga palju õppinud selle teekonna kohta ning ma mõtlesin jagada teiega hetkel vähemalt 5 viga, mida ma tegin Benefitiga. Ja ma tuletan veel meelde, et minu firma oli siis tootepõhine. Paljud asjad võib-olla ei lähe sinu firmaga kokku, mida sina tahad teha. Mõned lähevad, mõned mitte. Aga ma loodan, et vähemalt üks inimene teie seast õpib midagi minu vigadest ja loodetavasti ei tee samu vigu, ütleme niimoodi. Nii et let's get started. Ma alustan tegelikult ühest konkreetsest kohe, kuna selle vea ma tegin kohe alguses. Et ma vaatasin tugevasti enda konkurente. Tol hetkel mul oli üks konkurent ainult, kui ma alustasin. Ja vaatasin tugevalt, mis hinnad tema pani enda toodetele. Muidugi ma ei saa panna väga palju kõrgemaid, ma ei saa väga palju madalamad panna, aga minu ja selle antud konkurendi suur vahe oli see, et mina tootsin enda tooteid Euroopas, minu tootmishind oli kõvasti suurem ja tema tootis väljaspool Euroopat, aga müügihinna panin täpselt sama, mis tema pani. Mis tähendas seda, et ma juba seal hakkasin vaikselt endale auku kaevama. Jah, sa peaksid olema inspireeritud nendest hindadest, mis on väljaspool sinu konkurentide seas, kuid ära tugevasti hoia sellest kinni, et nii peab olema ka sinu hind. Et see oli ilmselt üks põhiõppetunde, mida ma väga varakult õppisin, aga väga kaua ma hoidsin sama järge, mida hoidis ka minu konkurent. Ainult siis ma tõstsin, kui temaga tõstis hinda. Teine suur asi, mida ma olen algusest peale kõvasti teinud ja mis samuti mulle auku kaevas, siis ma tegin hästi palju allahinduseid. Ja kes teab Benefiti algusest saati või kellel on Benefiti tooteid, ilmselt sul on soodustusega ostetud need. Kui ma juba panin hinna või nagu sama võrdväärtse, mis on need tooted, mis on Hiinast ostetud, minu tootmishind oli väga kõrge ja ma veel lasin hinda alla, siis tegelikult see osa, mis ma teenisin toote pealt, oli väga minimaalne päeva lõpuks. Ehk mul oli väga raske kasvada ja kasvatada seda firmat edasi. Mitte palju allahindlusi teha ja mida rohkem sa teed allahindlusi, seda rohkem sa õpetad enda kliente, et niimoodi saadki tooteid. See on halb loop nii-öelda firma tegemiseks. Järgmiseid asju oli see, et ükskõik kui tugev toode, imeline toode sul on, et kvaliteetne toode on. Kui sul ei ole aktiivset turundust või siis turunduse strateegiat, siis tegelikult su müügid ei pruugi olla kõrged. Ja üldjuhul tegelikult ei olegi kõrged, sest sul ei ole turundust nii-öelda. Ja minu üks suurimaid vigu oligi see, et ma ei pannud turunduse nii palju rõhku, kui ma oleks pidanud parema. Ja ma panin ainult selle rõhku peale seda, kui ma otsustasin peatada firma aktiivse nii-öelda tegevuse. Ja peale seda ma kasvatasin firma sissetulekut 7 korda, kuna ma hakkasin panema rõhku turundusele. Pange suuresti rõhku turundusele, kuna päeva lõpuks see on see, mis toob teile müüki sisse. Üks kindlaid asju veel on see, et ma olin pimestatud enda firmast, mis tähendab seda, et ma ei olnud aus endaga, mis on siin minu finantsiline olukord firmas. Ma ei olnud aus sellega, et kuidas see firma mis need firma alused on nii-öelda. Ehk tehke endale finantsiline ülevaade kohe algusest peale, mis on väljaminekud, mis on sissetulekud, kas me jõuame kuskile plussi või ei jõua plussi. Et minul see ülevaade väga kaua puudus ja kui ma kord tegin ülevaate, siis ma sain aru, et firma ei ole väga edukas. Tehke see ülevaade pigem varem kui hiljem ja olge aus endaga. Ja viimaks firma äripartneri valik.
see on üldse teine teema tegelikult, kuidas see kõik on olnud, sest mul on olnud tegelikult 3 firmat, mul on olnud tegelikult 3 äripartnerit. Ametlikult mul on endiselt üks firma partner, et see protsess on olnud kõikidega erinev, ma pean mainima. Väga-väga tähtis on töötada koos antud inimesega enne, kui sa lepinguliselt annad nii-öelda osa firmast ära või siis sul on plaan, kuidas sa tagasi saada nii-öelda. Ärge olge pimestatud võimalustest, et ühe firmaga ma olin nii pimestatud võimalusest, ma hüppasin sisse ja siis sain aru, et ma tegelikult ei taha seda firmat ja seda koostööd ja siis proovisin kuidagi välja saada ja ma sain ka sellest välja nii-öelda. Aga ma arvan, et firma partneri valik on meeletult tähtis, see on kui abielu, et võtke seda kui abielu, sest päeva lõpuks see võib maksta teile väga palju kätte, et ma olen kuulnud nii palju lugusi, mis on kurvad, ütlen ausalt väga kurvad, sest see võib väga halvasti ka lõppeda. Et minu jaoks, ütleme nii, et ei lõppenud väga hullusti, aga minu jaoks ka ei lõppenud kõik olukorrad väga positiivselt, kuna mul ei olnud lepingud õige ilusti paigas, kommunikatsioon ei olnud alati 100%, et tuleb olla väga aus nende kõikide asjadega ja rääkida, istuda maha inimestega, et olge kindlad, kui te valite endale partnerid sinna. Ühesõnaga, need olid need 5 viga, mida ma olen Fenifitiga teinud ja olen endaga kaasa võtnud ja tean tulevikus ette näha, et mis asju ma pean tegema. Ma loodan, et need on midagi teile ka. Õppige minu vigadest, palun. Näeme järgmises videos. Tšau!